Tere tulemast kuulama imesid tegevat andestusharjutust, vähe sissejuhatust. Sellest andestamise tähendusest olen ma lugenud erinevatest raamatutest ja ma olen käinud ka erinevaid kursuseid. Ja mu enda andestamise kogemuse kaudu ma õppisin konkreetselt, et kui võimas see andestamine tegelikult on. Ja ma ei räägi siin sellisest andestusest, kus nii-öelda süüdlane vabandab süütu ees. Ehk siis sellest egode jõumängust ma ei räägi. Lihtsalt vaikivast andestamisest, mis toimub sinu enda meeles. Ja see on huvitav, et elu võib muutuda hoopis teistsuguseks, kui sa hakkad oma mõtetes aktiivselt andestama inimestele ja olukordadele või asjadele, mis vallandavad sinus midagi või toovad pinnale viha, näiteks ärevuse, solvumise, pettumuse või mõne muu negatiivse tunde. Ja sa võid andestada kõik, kui tahad. Sina võid valida. Ja tavaliselt soovid sa seda teha, kui sa mõistad selle andestamise uskumatuid mõjusid. Ja kas oleksid pigem õige või oleksid sa õnnelik? Ehk siis, kas sa soovid, et sul oleks alati õigus või soovid sa olla õnnelik? Andestamine toimub ju meie enda meelest, meeltest, sest inimesele ei ole nagu kohane minna ütlema või teavitama sellest, et ma andestan sulle. Inimesed ei ole sellest huvitatud ja nad isegi sageli ei tea, et on sind solvanud või võib-olla need inimesed on juba surnud, kenele sa soovid andestada. Näiteks nagu see andestuskogemus, mis mul on olnud. Ja me ei saa olla teadlikult, et milliseid andestavaid asju meie alateadvuses kaasas kanname, sest need asjad asuvad meie alateadvuses. See tähendab meie meele teadvuseta osas. Me ei saa neid kontrollida. Ehk siis, kui sa loed vaikselt mõttes või siis ka valjusti, kui sa oled üksi või kuulad seda andestuse harjutust igapäevaselt, isegi magades võid seda kuulata, vabastad sa järk-järgult negatiivseid emotsionaalseid sidemeid ja kõike muud koormat. Sa võid isegi märgata, et sul paranevad mingid kroonilised haigused. Ma ei luba siin midagi, ma pole mingi arst. Et selles mõttes see on lihtsalt toetuseks sulle sinu eluteel. No miks need muutused siis toimuvad? Sest et meie sõnades peitub jõud. Ja need sõnad kodeerivad alateadvusesse uut moodi sõnumit. Ja need aitavad lahti lasta kibestumusest, vihast, kahtlustest ja võimaldavad vabaneda, vabaks saada, et näha oma elu ja oma elu võimalusi hoopis teistmoodi. Ja andestuse väge kogedes saab igaüks ise selle mõjusid näha, et ma ei või sulle öelda, et see või see asi sulle juhtub, sa saad seda ise ainult kogeda, kui sa kuulad seda andestamise harjutust. Ja minu andestamise teel on olnud palju erinevaid harjutusi ja on olemas palju harjutusi ja mantraid ja loomulikult igaüks saab neid ise teha. Aga näiteks see harjutus, mida ma praegult siin sulle annan, on Aila Noorlamu tekstil põhinevast harjutusest, raamatust Eluõpilane. See on siis soomekeelne raamat, mille pealkiri on soome keeles Elämän oppilapsi. Ja see on leheküljelt 43 sellest raamatust.
ja see on olnud mulle tohutuks abiks ja ka teistele inimestele ja sellepärast ma tahan seda sinuga siin jagada. Ma olen selle tõlkinud eesti keelde, nii et nüüd sule silmad ja kuula. Ja hiljem korda seda ka ise enda peas või kõva häälega, kui sa oled üksi, kuidas soovid, võid kuulata seda igapäevaselt, seda minu videot või kirjutada endale üles ja ise seda korrutada näiteks bussis sõites, ma ei tea, kodus aknast välja vaadates, mida iganes. Sule silmad ja hinga 3-4 korda sügavalt sisse nina kaudu ja pikalt suu kaudu välja. Unusta ära kõik argipäeva mured. Tule siia oma kehasse. Too oma teadlikkus oma 3. silma juurde ehk siis otsa ette. Ole siin, selles hetkes. Ma annan andeks kõigile, kes on kunagi minu vastu seisnud. Ma annan andeks kõigile, kelle käitumine on mind õnnetuks või vihaseks teinud. Annan andeks. Ma annan kõigile, mis on minust väljaspool ja kõigele, mis on minu sees. Ma andestan kõik minevikule, olevikule ja tulevikule. Ma andestan kõigile ja kõigele. Ma annan andeks kõigile, kelle nimi tekitab minus kibedust või vaenulikkust. Ja kõigile, kes takistavad ja tekitavad minust närivat rahustust. Ma andestan teistele selle, mida nad on minuga teinud. Samuti annan andeks selle, mida nad on teistele teinud. Eelkõige annan andeks endale. Keegi ei määra mulle rasket saatust, ei Jumal ega teised inimesed. Teen seda ise. Olen tulnud maa peale, et õppida andestama, mitte niivõrd kellelegi, vaid iseendale. Andestamine on vaimne suhtumine. See on võimas. Andestamises on vägi. See võib ravida mu haigust. Andestamine on evolutsioon. See võib leina ja õnnelikuks teha ja eemaldada kõik barjäärid minu madalama minu ja kõrgema mina vahel. Andestamine annab ruumi minu tõelisele minale. Eelkõige annan andeks endale. Mina määran mulle raske saatuse. Ja nüüd ma vabastan selle. Ma annan andeks kõigile, kelle nimi tekitab minus kibedust või vaenulikkust.
ja kõigile, kes tekitavad minus närivat rahustust. ma andestan teistele selle, mida nad on minuga teinud. samuti ma annan andeks neile selle, mida nad on teistele teinud. ma annan andeks endale kõik selle, mida ma olen teistele teinud. ma olen tulnud maa peale, et õppida andestama. andestama kõigile, kõigele ja eelkõige iseendale. ma andestan endale kõik, mis on olnud, mis on ja mis tuleb. mu kõrgem mina saab tulla ja anda mulle ruumi minu tõelisele minale. mu kõrgem mina armastab mind alati. ma andestan endale kõik. aitäh sulle, et sa kuulasid. natukene muutsin seda teksti, lisasin sinna juurde asju oma teadlikkusest, mis mulle peale voolas praegu. ja ma loodan, et see aitab sul andestada eelkõige endale kõik, et sa saaksid olla vaba ja saaksid õnnelikuks. Ja et kõik su barjäärid, sinu madalama sinu ja kõrgema